Raekoja keldris toimub selline tore üritus, et tehakse huulemääret. Aga miks pärast seda nimetatakse Hertsogi huulemäärdeks? No ütleme nii, et vanasti kasutasid huulemääret ka meesterahvad, mitte ainult naisterahvad, nagu tänapäeval, aga tänapäeval juba mehed ka üha rohkem. Ja Hertsogi huulemääre, kuna meil on põhitooraineks on kanepiõli ja kanepiõli on nüüd hästi selline rikas ja omega-3 ja 6 rasvhapete poolest ja see kanep sobib nagu meestele täpselt sama hästi kui naistele. Et on üli väga pehmendab ja meie loodustoodete sellised toorained on siis võimalikult mahedad, ökoloogiliselt puhtad, mesilasvaha, mangovõi, mandli ja kanepiõli ja kõik on sertifitseeritud ja puhtad. Siinsamas Raekeldris ei tehta mitte ainult huulemääret, vaid tehakse ka seepi. Millest ja kuidas? Konkreetselt need seebid, mis me nüüd eile näiteks tegime ja mis meil praegu sel nädalal plaanis on teha, me kasutame kohalikku lambarasva, mida ma saan otse talunikult ja seal on see rapsiõli ja oliiviõli, et just need 3 komponenti on praegu, mis me momendil kasutame, aga muidu on neid palju erinevaid. Kookosrasvad, palmirasvad ja nii edasi. Kas need täna ja nendel päevadel tehtud siin seebid erinevad kuidagi ka teistest seepidest? No nad on puhtalt looduslikud selles mõttes, et siin tavaline poeseep näiteks seal ei ole sees glütseriini, see on ära soilutud, sealt siin jääb kõik hea alles, mis pehmendab nahka. Ja siin on ka palju taimi, näiteks konkreetselt selle eilse seebi sees, meil on seal sees rukkilille ja ka peal kaunistuseks, et see on nagu Eesti taim ja võib-olla sobib rohkematele inimestele. Kuidas tundub, kas inimesed on hakanud väga palju ka kodus ise tõesti tegema seepe? Ma arvan küll, sest hästi populaarsed on igasugused praegused näiteks niisugused looduskosmeetika raamatud näiteks, neid on palju on valida, palju juttu on internetis ja noored, näiteks eile oli üks noorem naisterahvas, kes nagu väga kiitis meid, et see on nii huvitav teema, et ta tahaks nagu rohkem, et võib-olla osaleb veel ja tuleb veel kord sõbrannadega näiteks, et ma arvan küll, et huvitab inimesi, aga võib-olla praegult on natuke kehvad kellaajad siin, et enamus inimesed on nagu tööl, et ei ole võimalik tulla isegi siis, kui nad tegelikult võib-olla sooviksid. Nii, mis naps see on, millega te ajakirjandust praegu tahate ära osta? See on nüüd meie vitamiinipomm kevadine kuusevõrse naps ilma alkoholita. Et täiesti eile valminud ja no mis seal salata, see aasta veel kuusevõrsed ei ole, need on eelmise aasta kuusevõrsed, mis ma säilitasin sügavkülmas, aga kõik on säilinud. Mis see tähendab, võtan kuuseoksa, panen vette ja ongi kõik või? Jah, kuusevõrsed, värsked, nopid ilusasti ära, keedetud vesi peale, võimalikult kuum, aga mitte keev, keedetud vesi. Ja siis ta seisab seal nii kaua, kui ta ära jahtub ja siis soovi korral võib kurnata. Mina igal juhul söön need kuusevõrsed ära ka, sest seal sees on, see on nagu selline, no kuidas öelda, vitamiinipomm tõesti, et kevadel ju meil ei ole kuskilt võtta enam neid värskeid aineid, aga siin on kõik olemas.